Ma näitan kohe ära, mis mul seljakotis kaasas on, mis tehnikaga ma üldse reisin, ma arvan. See on nagu kõigile huvitav vaadata, mis on siin suures seljakotis. Et kuskil 20 kilo pidi olema. Siin on statiiv ja kaameratehnikas muidugi objektiivi kott, mis läheb tegelikult hästi. Ma räägin mujal edasi, kus ma olen wet ass, head kotti nagu. Ühesõnaga koti sisust ma selles videos ikkagi tegelikult rohkem ei räägi, sest mul ei ole siin drooni ja mõni objektiiv on ka puudu, nii et praegu on see kott väga kerge. Tutvustan ma teile ühte väga ilusat puud, mille nimi on pandanus. Pandanuspuu või siis screw pine. See on ägedad, vaata. Tuleb praegu näha, aga siin on siuksed ananassi laadsed, nii viljad ka küll. Tahtsin näidata kodu tagahoovi. Siin on mul krokodillid, anakondad. Seal on mul külaliste maja. Siin on mul kohalikud linnud. Kohe jõuame basseini alale. Ja siis muidugi otse randa. Ja siin on minu valgustaja helinaine. Ja siin on lihtsalt ilusad taimud. Kui peab, siis homme lähme selliste ägedate läbipaistvate kanuudega sõitma. Loodame, et ilm on ilus. Sellega saab põhimõtteliselt ei peagi snorgeldama minema, et sa näed kõik ookeani põhja seda. Paradiis. Ja vihma saab. Cut, stop, cut. Jalad on pestud. Nüüd on aeg liikuda hotellialale. Maru kiirem loom maailmas. Siin mulle meeldib hommikust jalapesu teha. Sest kui mul ikkagi sõbrad külla tulevad, siis mul on voodid on alati valmis neile. See soolavesi ei rikku mitte midagi ära. Mulle hullult meeldib soolavesi, mul lihtsalt ei meeldi jalgade küljes olev liiv. On ju nii, sest see liiv kandub edasi voodisse. Ja kellel ikka meeldiks liivavaberi vahel magada. See on siis ruum, kus kohalik Hulk Hogan käib hommikuti trenni tegemas. Hommikusöögiala. Siin mõnusasti värskes õhus. Basseini taustal. Ja nüüd kohe põhimõtteliselt jõuame hotelli lobisse. Ja hotelli foyer on siis selline suur ala vabas õhus. Reception. Ja siia ma saan alati oma Bentley'ga tulla. Hetkel on Bentley puhastuses. Pargiti lihtsalt sinna mujal ära päikse käest ära. See on meie pühapäeva auto. Ja siit läheb edasi otse paradiisi. Tegelikult seal mäe otsas üleval on jooga nii-öelda klassid, mis igal hommikul kella 8 toimuvad. Sinna me täna kahjuks ei jõudnud, sest ilm oli selline vahelduva pilvisusega. Ja me lihtsalt ei saanud minna sinna. Selline hotell siis. Siin on väga palju asju, mida veel näidata. Näiteks nagu tuvide asemel üldjuhul lendavad ringi nahkhiired. Siin on siis hotelliplaan. Me oleme tenniseväljakute juures, siin majas. Siin oleme hetkel, elame siin muidu, aga hotelliala läheb väga pikalt edasi mööda randa tegelikult. Ja siis siin on see, nii-öelda nad kutsuvad seda laguuniks, mis on low tide'i ajal, ehk siis mõõna ajal vesi sinna sisse ei saa. Aga praegu oli juba vesi siit samast suht kohti üle tulnud.
siia hotelli saamiseks on vaja kasutada taksot. Takso on üks väga kallis transpordivahend, et tegelikult lennujaamast siia hotelli maksis 60 eurot üks ots, et tegelikult jah, siin on võimalik ka 40 euroga päevaks võtta endale auto, mida me ka teeme, aga taksoga liikuda on siin saarel üldse Seychellidel väga kallis. Sellised väiksed autod on siis need rendiautod, mida saab siit rentida. Head väiksed punnid, automaatkastiga, sääreväristjad. Ja siin on mingisugune jõhker linnumöll. Linda eriti näha ei ole, aga heli koha pealt saate vist isegi aru. Tegelikult miks ma sellist tuuri teen, on asi väga lihtne, et täna on meil laupäev ja homsest peale ma pean hakkama siin hotellis filmima. Et ma käin, vaatan läbi, kus, mida saab teha, millised on lokatsioonid ja kuidas üldse siin drooniga lennata on, et siin on suhteliselt kõva tuul päeval. Ja nüüd oleme jõudnud siin Federeri koduväljakule, kus ta esimesi palle lõi, kui ta väike oli, koos minuga. Vahepeal me käime käest kinni ka, siis kui aega on ja valgustajal just parasjagu väike paus on ja heli ei ole vaja sel reisil väga palju võtta.